ja võib öelda, et profirekord üsna sarnane. Volosat Tõhil 3 võitu, 1 kaotus, Onni Haapalal 2 võitu, 1 kaotus. Ja selle järgi siis kogemus võrreldav. Ja tahaks uskuda, et kumbki mees ei ole kogenud veel seda ka, et nende MMA ehk vabavõitluskinnastega nüüd siis ka üks matši teha või tai-boksingu matši, et muid taiga matši siis. Et see on nagu selline päris keeruline, ma arvan. Kindlad on väiksemad, kaitsta on raskem. Ikka harjumatum, jah. Lüüa on muidugi mõnusam, et kui pihta saad, siis ikka teeb haiget, aga oi, ja tugev parem sirge kehasse nüüd. Ja viis nagu kindluse mõttes nüüd Onni Haapala maha. Allan Volosat Tõh on alustanud enesekindlalt vähemasti. Ja kui Volosat Tõh on siin palju on klintsi, põlvetööd seal. Ja tahtsin öelda, et Volosat Tõh on siin Tallinnast ja Garantklubi kasvandik nii-öelda. Siis Onni Haapala tuleb vähe kaugemalt ehk siis Porvost. Aga amatöörkogemust peaks tegelikult olema. Praegu tundub siiski, et Volosat Tõh on veidi sellise domineerivama pool siin. Ja, et üks hea 4-löögine kombinatsioon kätega oli ka, et seal tundus isegi, et paar lööki tabasid. Kuna oli pikk kombinatsioon, siis väga palju jõudu nendes löökides sees ei olnud, et ei üritanudki panna. Oi, siin jõulised käelöögid mõlema mehe poolt. Täpselt tabamus ei olnud praegu, aga siin nüüd see parem ülekäelöök läks pihta. Ai, ja käe taha läks parem sirge pihta. Et siin peabki arvestama sellega, et need kindad on nii väiksed, et kaitsta on väga keeruline umbkaitses. Jah, see ta on ja praegu Volosat Tõh on tegelikult kombinatsiooniga kui ilusti parem tabas. Et niimoodi käsi hoides on väga raske ära kaitsta. Ja siin on näha, et see klintsi töö on ka kohe teistsugune, kui sul on käed mitte kindad. Ja. Aga ütleme niimoodi, et Onni Haapala on võtnud praegu päris ettevaatlikuks see Volosat Tõhi need kombinatsioonid. Ja siit tegelikult see jalg jõudis kohale ilusti. Ja no väga kehvas olukorras on ikkagi Soome võitleja, sest ta liigub nurgast nurka põhimõtteliselt, ta on kogu aeg nagu rünnakute ohver, et tal ei ole kuhugi liikuda enam, sest ta läheb nurka ise ära. Jah, et tal ei ole eest ära võimalik astuda ja tuleb tunnistada, et Volosat Tõh on siin vähemasti esimeses raundis kindlasti selline domineerivam pool olnud. Ja, absoluutselt. Et kui siin päris algus võib-olla oli selline enam-vähem võrdne, siis siin kuskilt raundi teisest kolmandikust alates, et läks juba Volosat Tõh nagu päris julgelt peale. Aga jah, tal vastas tegelikult nüüd siis küll 10 kilo kergemas kaalus ikkagi Soome meister. Ütleb siin mul väike paber, et kui siin Volosat Tõhil siin praegu vähemasti välja ei ole toodud ühtegi suuremat tiitlit, siis vastasel on need täitsa kenasti olemas. Aga seda siis 10 kilo kergemas kaaluklassis, et see on tegelikult midagi muud. Et selle järgi ei oska just väga palju ja väga kindlalt öelda. No nii, teine raund. Ja nii-öelda püüab jala siin jällegi siis Volosat Tõh. See läks juba peaaegu maadluseks siin ära, jah, aga kohtunik jõudis vahele. Et üldiselt Volosat Tõh on üritanud selle ringi keskosa nagu enda kätte võtta.
no nüüd on hea see, et Haapala ei jää sinna väga nurka otseselt, ta üritab sealt ikkagi ära liikuda. Aga praegu tuli ilusti küünarnukk. Küünarnukk läks ja siin ei ole päris pilt selge praegu mehel mul. Ja eks see on läinud nüüd natukene julmaks. Siin on lähedal see, et me võime näha nagu. Okei. Ja siin kohtunik luges, ei saanud aru, mis toimub, sest võitleja ise juba ütles, et aitab. Ja. Ma just üritasin aru saada, et kumb see nüüd on. Kas võitleja üritab öelda, et ei ole mõtet lugeda, et mul kõik korras. Või siis vastupidi. Siin oli tegelikult näha kohe, kui ta kukkus, siis ta näitas nurga poole, et aitab, ja sealt nurgast tegelikult siis visati nii-öelda rätik ringi ka, aga kohtunik ei pannud seda tähele. Üritas edasi lugeda nii, nagu tegelikult tegema peab. Oleks ta seda rätikut märganud, siis oleks ta aru saanud, et matš on läbi. Siin oli loobumisvõiduga siis tegu praegu põhimõtteliselt, et mees ei soovinud jätkata. No aga see oli natukene ka aru saada, et seal hakkas juba käest ära minema see. Et Onni Haapala siin, kuidas öelda, halvema vältimiseks. Ja mees ise tunnetas, et tal ei ole midagi vastu panna lihtsalt, et ja siin niimoodi on, kuigi see on siuke, et... Ja täpselt nii, nagu te kõik arvasite, nii see ka on. Võit läks ringi punasesse nurka. Allan Volossatõõ. Igal juhul on teenitult saanud Allan Volossatõõ oma siis 4. profivõidu. Igati ausalt välja teenitud, domineeris seda matši, eriti nüüd siin teises raundis, kui nagu läks jõuliselt peale ja Onni Haapala vaatas, et see on liig. No mis teha? Nõndamoodi see siis nüüd läks ja karikas käes. Ja nüüd on siis, võib öelda, et afterpartiks on kõik eeltöö tehtud.